Mul on suur au paluda Riigikogu kõnetooli ettekandeks riigikontrolör Alar Karis. Palun. Austatud juhataja, Riigikogu liikmed. Sellest ajast, kui olin siinsamas saalis Riigikontrolli eelmise ülevaatega riigivara kasutamise ja säilimise kohta, on möödas vaid aasta. Aga selle aastaga on olukord nii Eestis kui ka mujal maailmas muutunud nii kiiresti, et eelmisel sügisel kirgi kütnud majanduskriis, Kreeka võlad ja padrik meie idapiiril on fookusest taandunud. Nende asemel on teemaks Euroopa pagulaskriisi lahendamine ja terrorismi vastu võitlemine. Teemad, mis paratamatult tekivad inimestes ebakindlust. Selle foonil on oluline pakkuda kodanikele kindlust, et Eesti riigi pidamine on korras või vähemasti kontrolli all. Seepärast alustan oma ülevaadet riigivara kasutamise ning säilimise kohta positiivsest. Saan ka tänavu kinnitada, et raamatupidamisega on riigis asjad korras. See tähendab, et tehingud on üles tähendatud õigesti. Neid tehes on olulises osas järgitud riigieelarve ja riigihangete seadust ning Riigikogus vastu võetud aastaeelarvet. Just see, et riigi raamatupidamine on korras ja tehingud sooritatud reeglipäraselt, annab võimaluse loobuda teatud aruannetest, millel oli roll minevikus, kuid mida praegu enam vaja pole. Mul on hea meel, et Riigikontrolli initsiatiiv kaotada ministeeriumite iga-aastased raamatupidamisaruanded on Riigikogu menetluses ja saab loodetavasti peatselt heakskiidu. See ei tähenda, et vajalikku infot jääks vähemaks, see teave esitatakse riigi majandusaasta koondaruandes nagu ikka. Ja ka kontroll ei kao kuhugi. Riigikontroll teeb ka edaspidi igal aastal riigi koondaruande kohta oma auditiaruande. See on teile välja jagatult sarnaselt varasemate aastatega, näete see siniste kaantega trükis. Samas pean endiselt tõdema, et isegi kõige korrektsemalt tehtud raamatupidamiskanne ei räägi meile suurt midagi sellest, kas tehtud kulust ka mingi kasu tõusis. Ma ei saa olla rahul olukorraga, kus ühelt poolt on riigis välja töötatud keeruline ja kulukas planeerimise ning aruandlamise süsteem, kuid teiselt poolt toodab see killustatud ja parimal juhul raskesti hoomatavat infot raha kulutamise tulemuste kohta. Ülevaate saamine selle kohta, mida on reaalselt saavutatud, ei tohiks olla sedavõrd keeruline. Osaledes septembri lõpus rahanduskomisjoni koosolekul, kus arutluse all oli riigi majandusaasta koondaruanne, jäid isegi Rahandusministeeriumi asjatundjad algul kimpu, kui üks komisjoni liige, endine rahandusminister muide, küsis, miks üks näitaja on aruandes varasemaga võrreldes äkitselt muutunud mitmesaja miljoni võrra. Seega vajas ka asjatundja täiendavat selgitust. Tänases e-riigis peaks planeerimine ning aruandluse korraldus andma kiiresti ja hõlpsasti ülevaate, kas eelarveraha on kasutatud ette nähtud viisil ja kas sellel ka mingeid nähtavaid tulemusi on. Tänase võimalus puudub või info kokkusaamine äärmiselt vaevarikas, seda isegi eriteadmistega inimesele. Samas on mul hea meel tõdeda, et Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon on selle teema tõsiselt käsile võtnud. Ettevalmistamisel on eriraport riigieelarve läbipaistvuse kohta ning see võiks olla see esimene samm, millega Riigikogu võidaks valitsuse tagasi kaotud rolli kujundada eelarvet ja selle täitmise aruannet. Head kuulajad! Mul on hea meel, et lisaks kord aastas esitatavale ülevaatele on Riigikontroll ainuüksi viimase 5 aasta jooksul saanud parlamendi tööd toetada ligi 170 aruandega. Neis aruannetes oleme Riigikogu jaganud oma tähelepanekuid väga laia teemade ringi kohta. Oleme käsitlenud majandusriske, probleeme äriühingute juhtimisel, loodusvarade kasutamisel, hariduse ja sotsiaalhoolekande korraldamisel ja muud.
Mitmed Riigikogu liikmed on minult ja mu eelkäijatelt ikka ja jälle küsinud, mida Riigikontroll kavatseb teha soovituste elluviimiseks, muutuste esilekutsumiseks. See on aga tegelikult parlamendi võimuses, sest just Riigikogul on võimalus panna valitsus tunnetama vastutust tehtud valikute ja otsuste eest. Seepärast oli mul hiljuti natuke kummaline lugeda ühe valitsusliitu kuuluva Riigikogu liikme sissekannet sotsiaalmeedias Estonian Airi krahhi ja riigiabi kohta, kus ta küsis, tsiteerin, kus oli ministeerium, kus oli parlamentaarne järelevalve. Tsitaadi lõpp. Iseenesest on küsimus muidugi õige. Meenutaksin ühtlasi Riigikogule tehtud varasematest ülevaadetest, et Riigikogu on aastaid andnud eelarves valitsusele rohelise tule paigutada riigi äriühingutesse 100 miljoneid. Ilma, et Riigikogu eelnevalt teaks, kellele ja mis põhjusel. Need 100 miljonid on riigieelarves küll kirjas, kuid seletuskirjas pole infot selle kohta, kellele ja milleks. On vaid rida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi alajaotuses nimega finantseerimistehingud. Selle sildi alt läks näiteks 2012. aastal Eesti Energiale 150 miljonit eurot. Tänavuse aasta eelarves andis Riigikogu taas ilma igasuguste selgitusteta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile finantseerimistehingute nime all 87,7 miljonit. See-eest said aga parlamendi liikmed eelarve seletuskirjast täpselt teada, et Sisekaitseakadeemia parimale lõpetajale on plaanis eraldada Kaarel Eenpalu stipendiumina 1700 eurot. Austatud Riigikogu liikmed! Riigikontrolli ülevaade teadvustab taas aeg-ajalt unistuste taustal ununema kippuvat tõsiasja, et Eesti majandus on väga väike ja haavatav. Meil on vaid ligi 640 000 töötajat ja töötegijat, kes hoiavad töös circa 60 000 ettevõtet, millest 500 toodab valdava osa meie ekspordist, 100 ettevõtet teevad pea kogu teadus- ja arendustegevuse kulutused. Vaid mõnesaja miljonine eurone tehing kõigutab oluliselt majandusstatistikat ning võib üle kuumeneda ühe või mitu majandussektorit. Julgeolekuteemad on viimasel ajal hajutanud tähelepanu meie majandusolukorralt ja perspektiividelt, ja see on mõneti paratamatu. Kuid on aeg seda taas meelde tuletada, sest majanduse jõud näib raugevat ning heaoluriikide hulka liikumise tempo on kiduravõitu. Kuigi välised asjaolusid arvestades paistab majanduse, tööhõive ja reaalpalkade kasv ning mööndusega ka ekspordinäitajate paranemine rahuliku arenguna, ei tohiks sellega rahuldada. See rahuldumine väljendub leppimises poolikute või edasi lükatud lahendustega. Tulemuseks võime saada siis mitte erksa uue Põhjamaa, vaid vinduv rahuliku ääremaa. On tõsiasi, et lihtsad lahendused Eesti majandust arendada ja tugevamaks muuta on valitsuse jaoks peaaegu ammendunud ning nüüd on laual vaid keerukad ja väga keerukad lahendused. Nende elluviimine nõuab aga pingutust ja sisulist tööd. Nii mõnegi vajalikku lahendust ei pruugi laiem avalikkus või kitsad, kuid see-eest häälekad ja suure lobijõuga huvirühmad võtta vastu üksmeelse toetusega. Nii võib kergesti sattuda kiusatusse, et need lahendused heade majandusnäitajate viidatest hõlpsasti homsesse lükata. Inimlikult on kergema vastupanuteed mõistetav, kuid nii jõuagime edasi ega lahenda oma probleeme. Möödunud aastal peatusin oma kõnes pikemalt hariduse teemal, sest just selles valdkonnas peitub enamik lahendusi, kuidas muuta Eesti tulevik paremaks. Nii arvab ka valitsus. Paraku näen hariduse valdkonnas endiselt keerulisi probleeme ja ka ridamisi poolikult lahendusi, olgu selleks näiteks haridusmudelite põhimõtteliselt ümberkorraldamist hoidumine või jätkuvad segadused koolivõrgu arendamisega ning selle asemel üksikküsimustega tegelemine. Poolikud lahendused on selgelt tulevikku edasilükkamine, mida Eesti endale lubada ei saa. Tegutseme, milliseid töökohti me asendame. Traditsiooniliselt on olnud palju juttu just tööjõu hulga vähenemisest,
Paralleelselt tuleks aga väga tõsiselt mõelda tootlikkusele. Me muutume rikkamaks siis, kui me suudame luua suuremat lisandväärtust. Tootlikkuse paranedes osa töökohti kaob, aga nagu me teame, kaob tööturult lähiajal ka hulk inimesi. Nii tulekski leida õige vahekoht tootlikkuse kasvu ja tööhõive edendamise vahel. Ehk oleks mõttekas mitte püüda täielikult kõiki neid tööturu lähikümnendit lahkuvaid inimesi asendada, vaid teha tööd tootlikumalt, teha midagi teistmoodi, muuta töö olemust. Kui rääkida veel töötajate hulgast, siis juhin tähelepanu, et meil on reservis ka kasutamata potentsiaali. Näiteks 34 000 noort vanuses 15–29, keda tinglikult võiks nimetada ulanoorteks, sest nad ei õpi ega tööta, aga võiksid seda teha. Neid noori on umbes sama palju, kui jääb järgmise 10–15 aasta jooksul Eesti tööturul käsi vähemaks. Ja seda kõige optimistlikuma prognoosi kohaselt. Sellise tööjärjereservi kasutamine ei ole aga valitsusele paraku lihtne ülesanne. Ma ei taha küll kuidagi vastandada Eestit ja Euroopa Liitu, kuid arvestades tööjõudu ja tööturgu puudutavate projektide tugevalt sõltuvust eurorahast, näen ma siiski teatud vastandlikke rõhuasetusi. Kui Eesti perspektiivis võib olla kõige olulisem kasvatada tootlikkust, siis Euroopa Liidu vaade on pigem olulisem suurem tööhõive. Mitmete Euroopa Liidu toetuste puhul, mis on mõeldud ettevõtluse arendamiseks ja piirkondliku konkurentsivõime kasvatamiseks, on ette nähtud just uute töökohtade loomine. Näiteks antakse piirkondliku konkurentsivõime kasvatamiseks 135 miljonit eurot ja selle raha tulemusel peaks loodama aastaks 2020 erinevate programmide abil kokku circa 1700 uut töökohta. Arvestades ainult töökohtade tekitamist on kulu seega ligi 80 000 eurot ühe loodava töökoha kohta. Jah, see raha läheb ka mitmete muude kohalike asjade peale, aga ka need peavad ühel või teisel moel ikkagi looma või toetama töökohti piirkonnas, sest programmi läbiv tõdemus on, et ainult töökohad parandavad konkurentsivõimet. Samas on Ida-Virumaa tööstusalade arendamise sihtasutus aga lubanud sisuliselt samaks ajaks luua vaid 700 000 euroga vähemalt poole rohkem töökohti. Kui rääkida siin äsja arutusel olnud töövõimereformist, siis ei ole ühe loodava töökoha maksumust praegu võimalik välja arvutada. Ja võib-olla näitavad arvud midagi sellist, mida me parema meelega ei tahakski teada. Austatud Riigikogu liikmed, nagu ma nentisin, on valitsuse viimase aja initsiatiivid nii töövõimereformi, maksutagastuse kui ka sotsiaalmaksu alandamise osas suunanud tööhõive hoidmisele ja kasvatamisele, mitte niivõrd tootlikkuse suurendamisele või arengu kiirendamisele. Kuigi sotsiaalses plaanis on valitsuse sellisel rõhuasetamisel kahtlemata üllas eesmärk, on sellel aga heal juhul vaid piiratud mõju meie arengu kiirendamisele. Eesti heade töövõime näitajate varjus on endiselt olemas struktuursed probleemid. Töötud ja töökohad paiknevad eri piirkondades ning töötajate oskused ja teadmised ei vasta sellele, mis töökohas nõutakse. Neist probleemidest ja valitsuse suutlikkusest neid lahendada räägibki Riigikontrolli selleaastase ülevaate teine pool. Riigikontroll analüüsis, kuidas on valitsus tegutsenud struktuursete tööprobleemide lahendamisel. Rääkides lahendustest, tuleb mul paraku taas juhtida tähelepanu oma eelmise aasta kõnes osutatud probleemile, et iga ministeerium näeb maailma oma valitsemisala keskselt ja vaid selle piires. Seda näitab nii struktuursete tööturuprobleemide analüüs käesolevas ülevaates kui ka teised Riigikontrolli auditid. Üks näide pärineb Riigikontrolli rändepoliitika ülevaate arutelult, kus 4 ministrit selgitasid Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni ees innukalt, kuidas kõik, mis nende pädevuses on tehtud. Samas möönsid nad üldiste probleemide olemasolu, näiteks ei tule meile loodetud hulgal tarku ja tublisid inimesi. Riigikontroll näeb selliseid olukordi üha sagedamini. Igaüks neist teeb enda mätta otsast vaadates oma tüki ära, kuid tulemust ikka ei paista, kuigi kõik on ausalt tööd rabanud. Ehk 2+2 ei ole mitte nii mõnigi kord 4, vaid 3. Peaks aga olema 5.
Valitsuse kui terviku toimimapanek ja tulemustele orienteerimine on kahtlemata selle juhi võimuses. Loodan, et sellele aitab kaasa ka kavandatav riigireform. Aga riiki reformides tuleb lähtuda funktsioonist ja sisust. Toon värske näite. Teatavasti tahab valitsus hoida tööealise elanikkonna ja valitsussektori töötajaskonna proportsiooni vähemalt praegusel tasemel. Iseenesest on eesmärk ju õige. Tänavu septembris saidki riigiasutuste personalijuhid Rahandusministeeriumist suunise, kus on öeldud, et aastatel 2015–2019 tuleb töötajate arvu vähendada valitsussektoris aastas umbes 0,7%. Kokku circa 3500 töötajat. Aasta kohta on see umbes 700–750 inimest. Ja kirjaga koos ikka ka tabel, kes ja kui mitu inimest peab vähendama. Probleem on aga selles, et nende arvude taga pole ülesannete analüüsi, vaid ainult matemaatiline arvestuskäik, mis lähtub töötajate arvu senisest muutustest perioodil 2010–2015. Leian, et alustatud on valest otsast. Tegelikult tuleks kõigepealt üle vaadata riigi ja tema teenistuses olijate ülesanded, mida teha teisiti, mida üldse mitte teha, lähtuda sisust. Siis vaadata, kui palju nende ülesannete täitmiseks inimesi vaja, ja alles seejärel saab selgeks, kus on inimesi üle. Aga muide ka see, kus on inimesi puudu ja kuhu neid tuleks juurde võtta, et ülesanded täidetuks saaks. Kurioosne on veel see, et töötajaskonna vähendamist nõudvast kirjast paar nädalat hiljem ehk oktoobris saabus riigiasutustele omakorda kiri Sotsiaalministeeriumist, mille pealkiri vähenenud töövõimega inimeste vajalik värbamiste arv. See on koostatud Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi andmete alusel ehk jälle puht arvutuslikult ilma igasuguse sisulise analüüsita. Ja kaasas oli jälle tabel, kus kirjas, kui palju ministeeriumidel ja teistel asutustel tuleb inimesi tööle võtta, et saaks täiskvoot ehk 1000 uut töötajat. Alustatud on seega 2 vastassuunalist kampaaniat, mille väljakukkumine päriselus ei pruugi rahuldada ei ühte ega teise kampaania eesmärke, sest neid pole tervikuna analüüsitud ja nende elluviimist läbi mõeldud. Kõik see sunnib mind lõpetuseks ütlema paar sõna ka terve mõistuse teemal. On kahtlemata väga tervitatav, et valitsus on hakanud endalt küsima, kas näiteks rutakad ümberkorraldused, kogu see kuhi iga päev loodavaid õigusakte, strateegiaid, arengukavasid ning aruandeid on ikka ka tegelikult meile vajalikud. Kui ma käin ringi ja suhtlen inimestega riigisüsteemis, kuulen ma üha enam, et aeg ja energia läheb kõikvõimalike asendustegevuste elluviimiseks. Toodetakse paber ja alles pärast seda asutakse tegeliku töö ning päriselu juurde. Nii jätkates oleme varsti olukorras, kus minetame oskuse kõige tavalisemal kombel lihtsalt midagi kätte võtta ja ära teha. Sest vajame karkudeks kõikvõimalikke strateegiaid, indikaatoreid ja saavutustasemeid. Toon teile ühe näite. Teatavasti on meie saatkond Moskvas vajanud juba pikemat aega remonti. Osa tehnosüsteemidest on aastast 1903. Valitsus ongi saatkonna renoveerimise heaks kiitnud, lisanud selle investeeringute ajakavasse, hulk raha on kulutatud projekteerimisele. Kõik on justkui edenenud. Paraku tuli tänavu sügisel Välisministeeriumi pärast remondiraha küsimist ja valitsuse põhimõtteliselt toetust hoolimata läbida täiendav kadalipp, mille tekitas Rahandusministeerium. Ministeeriumi ametnikud leidsid, refereerin, et Välisministeeriumi esitatud info investeeringutaotluse vormil ei võimalda analüüsida investeeringu ehk antud juhul siis Moskva saatkonnahoone remondi valdkondlikku vajadust ega kujundada seisukohta, kas investeering on valdkonna strateegiliste eesmärkide saavutamiseks oluline. Ametnikud soovisid, et esitatakse info selle kohta, kuidas on kinnisvara investeering seotud valitsuses kinnitatud ühe tulemusvaldkonna üldeesmärgiga ehk valitsuse kinnitatud valdkonna arengukava üldeesmärgiga, võimaluse korral ka alameesmärgiga ning vastavate mõõdikutega.
Välisministeeriumilt sooviti saada ka infot, mis käsitleks Moskva saatkonna hoones konkreetses asukohas paiknemise pikaajalist olulisust 20–30 aasta perspektiivis vastavalt tulemusvaldkonna eesmärgile ja perspektiivikusele ning seal tegutseva organisatsiooni pikaajalist tegutsemist vajadust. Lisaks oli vaja ka infot selle kohta, milles seisab remondi läbi avalike teenuste kättesaadavuse paranemine regionaalselt, sihtgrupiti ning kuidas see kinnisvara mõjutab mõne teise tulemusvaldkonna eesmärke. Ja tuligi Välisministeeriumil kannatlikult kõike Rahandusministeeriumile muudkui põhjendada ja põhjendada. Välisministeeriumi vastus kokku 7 leheküljel käsitleb lisaks prioriteetsetele Moskva saatkonna renoveerimisele ka taotlusi Washingtoni, Varssavi ja Haagi saatkonna-hoonete ning siinse ministeeriumi hoone kordategemiseks, mille kõige kohta Rahandusministeerium samasugust infot tahtis. Välisministeerium selgitas kirjas kannatlikult lisaks hoonete seisukorra tehnilistele detailidele, et saatkonnad on riigi välispoliitika lahutamatu osa, et Välisministeerium tegeleb välispoliitikaga, et välispoliitika arengukava kui sellist ei eksisteeri, et arengukava on ministeeriumil, loetles Rahandusministeeriumi soovitud alameesmärke, demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtet, majandusvabadusi ja majandusarengut edendavat väärtuste ruumi ja nii edasi ja nii edasi. Seejuures ei ole ka praegu kogu selle seletamise ikka kindel, et Moskva saatkond saab renoveerimiseks vajaliku raha. See lugu illustreerib ehk just vajadust alustada kõigepealt selle ülevaatamisest, millega me ühel või teisel juhul tegeleme. Ja kas seda tõesti on tarvis? Loomulikult ei tähenda see seda, et planeerimine ja põhjendamine peaks kaduma, aga tuleks olla mõistlik. Kirjeldatud juhtumil tegelesid teemaga vähemalt 3 Rahandusministeeriumi ametnikku, kuid mitte nende hulk ei ole oluline. Valitsus võib töötajate hulka protsendi arvutuse meetodil kärpida, kuid praeguse juhtumise puhul sellest kasu poleks. Alles ainult langeks veelgi suurema koormuse alla ja asjad liiguksid veelgi aeglasemalt, kui töö sisu ei muutuks. Nii olekski mõistlik kõigepealt vaadata otsa tehtava töö sisule ja lähtuda just sisuvajadusest, mitte vaid lihtsalt arvutuspõhisest arusaamast, mis ei lahenda tegelikke probleeme. Head Riigikogu liikmed, on viimane aeg välja rabeleda sellest arendustegevuse soost, kuhu kipume ühe sügavamale vajuma. Tuleks säilitada terve mõistus. Ka seekordses Riigikontrolli ülevaates toodud probleemid on paljuski lahendatavad mitte järjekordse strateegiate ja uhkete nimedega dokumentide väljatöötamise kaudu, vaid lihtsalt asjaosaliste isikute kokkuistumise ja kokkuleppimise teel. Kui siin on vaja kokkuleppe lühidalt kirja panna ning kavaks nimetada minugi poolest. Oluline on teadvustada, et mitte paberiga plaan ei muuda päriselu, vaid teod, töö ja koostöö. Just riigi koos toimivuse põhimõttest lähtudes annab Riigikontroll seekord oma ettepanekutega panuse tööturuprobleemide lahendamisse. Riigikontrollil on hea meel olla jätkuvalt nii valitsusele kui ka parlamendile koos toimuva Eesti riigi edendamisel abiks ja nõuandjaks. Tänan teid tähelepanu eest. Austatud riigikontrolör, suur tänu. Teil on ka tublisti küsimusi. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud riigikontrolör. Kõigepealt tänan teid selle väga hea ettekande eest, samuti ülevaate eest, mille olete meile kirjalikult esitanud. Minu tähelepanu pälvib siin 75. punkt, mis räägibki töökäte vähenemisest. Me ausalt öelda pöörasime sellele tähelepanu ka riigieelarve kontekstis, kus meile tundusid majandusprognoosid vähenevate töökäte taustal pisut optimistlikud. Mu küsimusel on 2 poolt, et te nimetasite noorte tööhõivet ja tootlikkust kui võtmeid. Kas neid võtmeid on veel? Kas me peame rääkima lähiajal ka pensioniea tõusust, paindlikumast palgaarvestusest, näiteks tunnipõhisest palgaarvestusest? Ja teine pool, see riigisektor. Kas selliste ülesannete analüüsi kohta ka midagi on juba tehtud või kes ja kuidas peaks seda tegema, et me niimoodi matemaatiliselt järjekordselt ei kärbiks? Aitäh! Hea küsija, kindlasti on tehtud. Me ei saa ka Riigikontrolli vaatevinklist vaadata, et midagi ei ole tehtud ja paljud asjad
ka millele me siin oleme viidanud, on ju tegelikult tegemise vaates kas või sellest, et saada kõigepealt info selle kohta, millist tööjõudu meil on vaja ja kus täna need töökäed võimalikult paiknevad. Nüüd, mis puudutab seda 75. punkti, siis see on fakt. See fakt on juba teada tegelikult pikka aega. Ja ma viitasin ka oma kõnes sellele, et ainult asendamine ei ole piisav. Selleks on vaja midagi hakata tegema teistmoodi, kuigi surve inimeste ühelt poolt nii juurde toomisele kui ka asendamisele on selgelt olemas. Aga ka siin on natuke ajalugu näidanud, et me ei ole väga võimekad olnud inimeste väljast Eestisse toomisel. Need on enamus olnud kas ühinevad perega või tulevad siia õppima ja neist õppijatest ka mitte paljud ei jää pärast siia tööle. Ja kui nad jäävadki siia tööle, siis nad on hariduse saanud siin ja nad tegelikult täidavad neid samu töökohti, mida siin olijaid. See on terve rida probleeme ja kui nüüd küsite, et mis saaks veel teha, siis kindlasti ma viitsin ka sellele on esiteks hariduse küsimused. Ja kui me tahame teistmoodi teha, olla innovaatilisem, siis selleks on piisavalt ka akadeemilist kirjandust, kes ütlevad, et mida kõrgem on haridustase või mis ütlevad, et mida kõrgem on haridustase, siis seda suurem on ka selle riigi innovatsiooni võimekus. Mul on natukene vananenud andmed, aga aastal 2012 näiteks meie ettevõtete juhtide haridustase oli selline, et üle poole juhtidest olid kas põhiharidusega või põhihariduse baseeruval kutseharidusele. Nii et ma arvan, et siin on arenguruumi küll, kui me tahame mitte jätkates samamoodi, vaid midagi teha teistmoodi. Rein Ratas, palun. Tänan, juhataja. Auväärt riigikontrolör, ma ühinen eelküsija tänuga teile. Riigikontrolli ülevaatest ja teie ettekandest jääb kõlama mure meie ettevõtluse madala tootlikkuse ja regionaalse tasakaalustamatuse pärast. Ülevaates te mainite Eesti Arengufondi töid. Seda fondi aga ähvardab praegu sisuline likvideerimine. Kas Arengufond ei võiks olla selle institutsiooni õige juhtimise ja suunamise korral Eesti majanduskasvu üheks oluliseks mootoriks? Olen rääkinud. Hea küsija, minu jaoks on see tikk küsimus. Sellepärast on olnud Arengufondi nõukogu liige selle algusest saadik ja väga lühikeste aastaga selle nõukogu eesotsas. Aga nüüd küsimuse juurde tulles, siis minu arust on hädavajalik ja minu arust meie probleem täna ongi selles, et meil tegelikult ei ole ühtegi sellist mõttekoda, kes mõtleks meie riigi tuleviku peale igapäevaselt. Meil on olemas küll erinevaid institutsioone, aga Arengufond oli ju põhimõtteliselt loodudki selleks, kes teeks arenguseiret ja vaataks tulevikku. Nüüd, mis puudutab seda tema kaotamisse või mitte kaotamisse, meil on raske hinnangut anda. Tõenäoliselt, kui me oma tööplaane hakkame vaatama, siis ühe võimalusel on ka Arengufondi sisse vaadata läbi auditi ja läbi selle anda hinnang tema tööle ja finantstegevusele. Aga ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, et meil puudub täna selline koda, kes annaks tegelikult sõltumatut nõu nii valitsusele, minuga parlamendile ja kogu Eesti riigile. Aivar Sõerd, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud riigikontrolör. Et auditi hea tava on see, et kuulatakse ära ka teine pool. Et olete teinud muidugi väga tänuväärse töö ja eriti, mis puudutab tööjõuturu arengut, et see on kõik hästi kriitilise tähtsusega majanduse jaoks. Aga ma saan aru, et olete saanud seda sisendit või ära kuulanud ministeeriumide seisukohad, aga paljud valdkonnad on nagu ministeeriumide ülesed, ka tööturgu puudutavad asjad, et see nende lahendamine eeldab ministeeriumide
koostööd ja ministeeriumide üles tegevust, et kui palju te saite sisendit Riigikantseleilt ja kas te võtsite küsisite arvamust selle auditi kohta ka Riigikantseleilt? Aitäh! Hea küsija, esiteks ma alustan vastust sellega, et tegemist ei ole auditiga, vaid tegemist on ülevaatega. See tähendab seda, et siin on teised elemendid. Nüüd see ülevaade ise on saadetud kõikidele ministeeriumitele. Eelmisel aastal tundis Riigikantselei selle vastu huvi, me saatsime ka Riigikantseleile. Riigikantselei see aasta tundis huvi 2 päeva tagasi ja Riigikantselei me ka selle ülevaate andsime. Aga küsimuse olemus on täiesti õige, millele mina ka viitasin, et on väga palju asju, mis on ministeeriumi ülesed ja nagu ma ka kõnes viitasin, et siin tuleks oodavalt valitsusjuhile, et pigem peaks valitsusjuht täna võtma selle initsiatiivi, et mitte ainult juhatama koosolekut, vaid tõesti asjad, mis kukuvad 2 tooli vahele, et ta võtaks selge otsustamise, kes ja kuidas seda peab tegema. See on hea näide olemas, peaminister on täna teatanud, et riigihaldusreform on tema oluline küsimus, tal on ka minister, kelleks on pandud sellele ametile. Nii et ma arvan, et asjad liiguvad õiges suunas. Dmitri Dmitrijev, palun. Aitäh, austatud aseesimees, austatud riigikontrolör. Ülevaates on mainitud, et maailma majanduse struktuuri muutuste tõttu töö kaotanud inimeste ümberõppe ja töö leidmise jaoks on võimalik taotleda abi globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondist. Ma vaatan siin nimekirja nendest taotlust, mis erinevad liikmesriigid alates 7. aastast kuni tänaseni on teinud. Eestit siin kahjuks ei ole. Seoses olukorraga, mis viimati olnud nii Ida-Virumaal seoses nitroferdiga, need massikoondamised, nüüd viimati Estonian Air. Kas teie ei leia, et ikkagi meie valitsus pole piisavalt teinud tööd selles valdkonnas, et võimalikult palju saaks taotleda välisraha ja ära kasutada selle asemel, et me kogu aeg kasutame meie Eesti Töötukassa reserve, mis pole ka kummis tehtud? Aitäh! Hea küsija, meie Töötukassa reservid on üsna suured ja küsimus ongi pigem selles, mis puudutab ka siin ümberõpet, koolitust, et või ma sõnastaksin selle läbi küsimuse, et kas eelarve tasakaal muutub olulisemaks näiteks kui see, et Töötukassast mõni rahahulk ära võtta selleks, et anda koolitusi, mis on võib-olla tunduvalt kallimad täna kui need tavakoolitused ja muuta nad spetsiifilisemaks regioonile, mitte et nad ei oleks üldisemad. Ja vastus sellele küsimusele, et kas ei peaks Euroopa Liidust raha küsima juurde, ikka peab raha küsima juurde. Aga siin on alati küsimus selles, et kui suur on meie võimekus seda raha siinsamas koha peal ära kasutada. Sest ajalugu on näidanud, et probleemid on just pigem seal, et mitte rahasummas, vaid võimekuses neid õigel ajal ära kasutada. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja. Austatud härra Karis, aitäh selle sisuka ja perspektiivitundega antud ülevaate eest. See oli tõsine, mõtlemapanev ja samas argumenteeritud. Minu küsimus puudutab teie väidet hariduse kohta. Ma olen kindlasti 100% nõus sellega, et hariduses on Eesti edu võti. Samas teie teise väitega, et nii arvab ka valitsus, ma päris nõus ei ole. Vaadates järgmise aasta eelarvet, meie haridus ja teadusministeeriumi eelarve väheneb ainsana 2,9%. Millel põhineb teie hinnang, et jah, valitsus arvab ka nii ja teeb kõik edaspidi heaks edasiminekuks? Aitäh! Hea küsija, ma arvan, et valitsus arvabki niimoodi. Aga teie küsimuses oli ka vastus, et kas ta tegutseb niimoodi. Nii et seda mina oma kõnes ei maininud, et kas ta tegutseb nii või mitte. Selge on see, et alles eile tuli OECD raport, kus on ka selgelt välja toodud seda, et hariduskulud on meil suhteliselt madalad. Ja see, et õpetajate palk on tõusnud mingil ajajärgul kiiremini kõikidest teistest OECD riikidest, on iseenesest ju väga hea. Aga paraku see palk jääb ikkagi suhteliselt madalale. Nii et täna on meil haridus- ja teadusministriks endine rahandusminister ja ma näen ka valitsusistes, kui suurtes raskustes on endine rahandusminister oma õiguste ja taotluste eest seismisel.
raha on vähe, Krista Aru, hariduses. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud riigikontrolör. Riigikontroll teeb väga head tööd ja mida aastat edasi, seda põhjalikum ta teeb, aga kahjuks keegi pärast sellele ei reageeri. Ma toon teile ainult mõned näited, et Estonia äri 87 miljonit pandi nii paika, et keegi isegi ei teadnud, miks sinna paika pandi. Et minu teada siis Riigikontroll hakkab seda auditeerima, seda raha kasutust. Sisust korraldatakse seda sama skeemi, kuhu läks eelmine raha. Ma mäletan, et Auvere puhul Riigikontroll tegi päris põhjaliku auditi, et see raha paigutus oli õige ja täna võisime lugeda, et jaam, mis pole veel põhjalikult valmis, läks maksma 640 miljonit ja 300 miljonit hakatakse juba maha kandma. Ja siis ma küsin, et millal Riigikontroll loob selguse maja Utah projektist, kuhu Ameerika kõrbe viidi 51 miljonit, kuuldavasti iga aasta vähemalt $1 miljon tiksub sealt maha, et millal sealt selgus saab? Aitäh! Austatud küsija, ma alustan tagumisest otsast. Millal selgus saab sinna, seda ma ei oska öelda, aga nii nagu Riigikoguga on avaldanud soovi, Riigikontroll on seda auditit alustanud. See audit saab järgmise aasta esimeses pooles kindlasti valmis, mis annab hinnangu siis Utah ja Jordaania projektidele. Nüüd ma ei ole sellega nõus, et me avaldame arvamust ja nagu ka on kirjutatud kuskil, et Riigikontrolli naeruvääristatakse. Et ma ei tahaks sellega kuidagi nõus olla. No eks te siis proovige mind naeruvääristada. Aga et neid, mida Riigikontroll on teinud, nüüd paratamatult see ei ole ainult mitte meie auditid ja meie raportid, vaid Riigikontroll töötab ka igapäevaselt nii ministeeriumi ametnikega kui ka läbi valitsuse ja valitsuskabineti, et võib-olla võimalikult palju asju, mis võivad juhtuda ilma meieta, et need ei juhtuks ja paljudel juhtudel ka nii valitsus kui ka teised institutsioonid on sellega arvestanud. Ja siin täna mainiti riigihangete seadust, siis väga paljud meie ettepanekud on sinna tänasesse eelnõus sisse kirjutatud. Nii et siin ma hea meelega nüüd vaidleksin vastu. Ja eks meie töö ongi ju, nagu ma ka oma kõnes mainisin, tuua välja need probleemid. Kui meie hakkaksime ka pakkuma kõikidele asjade lahendusi, siis ma arvan, et meid võiks nimetada Eesti Vabariigi valitsuseks või vähemalt varivalitsuseks. Meie ülesanne on tuua probleemid esile ja ma usun, et Riigikogu ülesanne on siis juba valitsuse käest küsida, miks need asjad on täpselt nii, nagu nad on või miks nad ei ole paremini. Tänan. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud riigikontrolör, taas kiitus suurepärase lugemismaterjali eest. Ma lugesin sealt, te viitate OECD ja prognoosidele, et järgmise 15 aasta jooksul tõuseme me vaid 5 koha võrra 24. kohale, järelikult siis Andrus Ansipi lubadus viia rikkama hulka oli täielik bluff, aga minu küsimus on see, et kuidas viia riigireformiga kohalike omavalitsuste eeldused, et nad saaksid piirkondlikku ettevõtlust arendada. Avage natuke palun seda, aitäh. See on see meie ettepanek, kus me tegelikult juhime tähelepanu selle, et kui sellist reformi tehakse, et siis arvestatakse ka nende probleemidega ja et neid oleks võimalik teha. No täna me näeme, et ka piirkondlikult on ju väga selged erinevused Eesti vahel. Ja täna tööjõud või töötud on ühes kohas, näiteks seesama Kohtla-Järve piirkond ja Ida-Virumaa tervikuna, aga töökohad on mujal. Nii et täna meil on tegelikult 3 kohas probleem, see on Tallinn, Tartu ja Ida-Virumaa. Tallinn-Tartu sellepärast, et seal ei jätku töökäsi ja Ida-Virumaa sellepärast, et seal ei ole töökohti. Nii et ma arvan, et riigireformi käigus on kindlasti võimalik, ma ei räägi haldusreformist, jutt on riigireformist tervikuna. Selle käigus on võimalik nendele asjadele otsa vaada ja et nendega arvestatakse nende reformi läbiviimise käigus. See on selle meie ettepaneku mõte. Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud riigikontrolör. Tõesti, teie ettekanne oli väga hea. Aga te rääkisite ka just äsja sellest, et kui suur osa meie noortest tegelikult ei tööta ega õpi.
Kas te nõustute minuga, et tegelikult on meil väga suur vajakajäämine selles, et meie noortel pole tööharjumusi? Meie põlvkond omal ajal teenis omale taskuraha ja ka riided selga, küll tehastes töötades, põllul töötades ja mujalgi veel. Ja nüüd täna peame tõdema seda, et meie ettevõtjatele on tehtud üsna keeruliseks töö andmine noortele, et neid rakendada siis oma ettevõtmistes ja tegemistes. Kas te näete siin mingisugust väljapääsu, mismoodi seda seadusandlust muuta nii, et me saaksime oma noored juba varasemast noorusest tööle panna, sest meie oma kogemus ütles seda, kui me tahtsime siin töölaagreid teha, et oi, parem oleks ikka, kui nad oleksid näitemängus või oleksid modellid. Aitäh! Hea küsija. Mul on raske sellele vastata, eks mina ka noores põlves pandi mind tööd tegema. Ise küsimus on see, kas ma tahtsin või tahtnud, aga tööd oli vaja teha. Kuidas seda nüüd seadusandluse käigus teha? Mul on väga keeruline sellele vastata. Aga seadused kindlasti peaksid soodustama kas või seda, et näiteks ettevõtete juures oleks võimalik praktikal käia, ettevõtete juures oleks võimalik ka õpipoiss olla ja see ei puuduta mitte ainult gümnaasiumiga kutsekoole, vaid kindlasti ka juba kõrgharidust, kus lõhe võib-olla ettevõtluse ja tänapäeval ülikooli vahel on pigem süvenemas kui et lähenemas. Aga ma usun, et siin on esimesed sammud ju ka täna valitsus astunud, mis puudutab eelkõige praktikabaaside väljatöötamist ettevõtete juures, nii et ma julgen olla siin optimistlik. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud riigikontrolör. Te tõite näite, kuidas Moskva saatkonna remondivajaduse põhjendamiseks kasutati bürokraatliku mõtteviisi kõrgpilotaaži. Täna oli meedias uudis selle kohta, et Euroopa Liidus on koostatud mitmeleheküljeline määrus selle kohta, mis asi on küünal. Ja ühtlasi te nentisite, et selliste ilmingute põhjuseks on terve mõistuse eiramine. Te olete tugeva akadeemilise taustaga inimene, kes ja kus peaks õpetama terve mõistuse kasutamist? Aitäh. Tänan küsimuse eest. Täna läheb väga filosoofiliseks juba. Aga ma arvan, et terve mõistus on ju kõigil inimestel olemas. Ka seesama näide, mis ma tõin, et kuidas Välisministeeriumi ametnikud, ega nad ju kohe ei kirjutanud 7 lehekülge vastust. See teatav energia läks juba selle peale ära, et seda seletada nii kindlasti oma maja sees kui ka väljaspoole maja, kui rumal ja tobe see on. Aga lõpuks ju kirjutasid selle vastuse. Ma ei kutsu üles absoluutselt mässule. Aga ma kujutan ette, kui on näha ikkagi rumalust, lollust, siis jätkem see vastus kirjutamata või kirjutame lühike vastus ja mitme 7 leheküljeline. See tähendab seda, et bürokraatia sünnitab järjest rohkem bürokraatiat juurde. Et siin on see terve mõistus vajalik ja hirm, et sellepärast saatkonna jääb tegemata, et nendele totlustele, kui ma otse võin välja öelda, jäetakse vastamata, on minust ei ole õigustatud. Et terve mõistus hakkabki sealt, kus sa tunnetad, et siin on minu koht sekkuda ja öelda, et jätke järele. Ma ütlen veel kord, sinna olid kirjutatud 3 ametnikku alla. Kui me nüüd 2 lahti laseme sealt, selle reformi käigus, mis siin plaanis on, siis see 1 teeb ikka seda kirja, aga ta ei tee seda, mida ta võib-olla peaks tegema. Andres Metsoja, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud ettekandja, et ma tänan selle ülevaate eest ja ma tõesti tunnen, et selgroog paigas see ettekanne, see kokkuvõte on väga hea. Läbikäivad teemad, konkurentsivõime, tootlikkus, kompetentsemad juhid, spetsialiseerumine nii era- kui avalikus sektoris, see kõik on hästi oluline, et meie majandus saaks kasvada, inimesed saaks paremat sissetulekut. Aga ülioluline on roll ka taristul. Ja me oleme viimasel ajal väga palju rääkinud lairiba teemadel ja teie kui endine Arengufondi nõukogu liige, ma küsingi teilt seda, et kas te usute, et lairiba teema viimine teisele tasandile, Arengufondi tasandile aruteluks, kuidas kiire internet võiks jõuda ikkagi lõpptarbijani? Kas see võiks olla mõeldav ja kas see võiks olla tulemuspaku Eestile tervikuna? Aitäh. Tänan küsimuse eest. Ma ei oska öelda, kas kuhugi viimine, kuhugi on midagi muudab, sellepärast et põhimõtteliselt on ju see ära otsustatud, et kogu Eesti peaks lairibaga ära kaetud olema.
Ja üks tehnoloogia areneb ju niivõrd kiiresti ja need otsused, mis omal ajal tehti ja et millised juhtmed ja kui jämedad nad on kuhugi vedada, need tuleb kindlasti üle vaadata. Et võib-olla ongi võimalik, siin tuleb kohe 5G meile vastu, et on võimalik muuta. Aga mida ma ütlesin ka täna komisjonis, on see, et kui plaan on katta kogu Eesti kiire internetiga, siis oleks mõistlik alustada sealt, kus täna me näeme, et on probleeme, et inimesed kas lahkuvad just sellepärast, et neil ei ole kiiret internetti või neil ei ole piisava jämedusega elektrit selleks, et oma ettevõtlust seal arendada. Selline eelistamine ei tohiks olla valitsusel mingi probleem, sest see eesmärk on katta ju kogu Eesti ära. Eelistamine on see, et me alustame sealt või õigemini viime lõpuni seal, kus täna me näeme, et on kõige suurem probleem. Tänan. Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja. Hea ettekandja. Tähendab, et suur tänu väga kihvti ja sisuka ja faktipõhise ettekande eest. Aga tahtsin küsida seda, et kas teie audit on ka piisav argument näiteks mõne kohtuasja algatamisel, kui teemaks oleks riigi raha mitte sihtotstarbeline või vale väärkasutus. Aitäh. Ja küsija, tänane seadusandlus ütleb niimoodi, et kui Riigikontroll näeb või ta kahtlustab, et on rikutud Eesti Vabariigi seadusi, siis ta peab tegema ka vastava esildise prokuratuurile või siis politseile, mida ka Riigikontroll alati on teinud, kui ta on märganud oma auditite käigus midagi kriminaalset. Monika Haukanõmm, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Teie aruandest tuleb välja ja te teete sellise ettepaneku, et valitsusel tuleks majanduskasvu kiirendamiseks võtta siis üldise hõive ja majanduskasvu kõrval erilise tähelepanu alla ka tööturu struktuursed probleemid ja panustada enam tööjõu siis tootlikkuse kasvu. Ja sealhulgas toote ka välja selle, et meil on väga suuri muresid suure hulga inimestega, kes on mitteaktiivsed. Te teete oma ülevaate lõpus ka rida soovitusi, mida võiks teha. Ja esimene soovitus oli mulle väga sümpaatne, mis ütleb, et tuleks parandada siis erinevate poliitikate koostoimet. Et siin on selline küsimus, et erinevad ministeeriumid on nagu erinevad saaririigid, kes üksteisega koostööd ei tee. Lisaks ei toimu ka koostöö nagu horisontaalselt ega vertikaalselt. Võib-olla te annaksite veel ühe soovituse, et mida teha, et koostöö ministeeriumite vahel ja ka ütleme, et riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel tulevikus paraneks. Aitäh! Ja küsija, miks ma natuke viitasin sellele ka oma kõnes, et siin on väga suur roll peaministril, kes võtaks selle enda kanda, et siin on probleemid erinevatel ministeeriumid. Ma tean väga hästi, et peaministrid, olgu siis ka praegune varasemad, eriti nagu ei sekku erinevate ministeeriumite haldusaladesse. Aga täna me oleme ikkagi sellises maailmas, kus väga palju ongi täpselt selliseid asju, millele te viitate. Ehk siis teisisõnu, kui peaminister ei saa seda võtta ilma seadust muutmata, siis tuleks võib-olla anda talle see roll, et ta seda ülesannet kannaks, et kõik sellised horisontaalsed asjad on ikkagi peaministri vastutada. Aga seadust teatavasti teeb Riigikogu, nii et see on lihtsalt minu käigu pealt tehtud üks võimalus ja variant. Tänan. Helmen Kütt, palun. Tänan, lugupeetud eesistuja, austatud riigikontrolör. Suur tänu ülevaate eest ja tänan ka perioodil 2014 tehtud soovituste, ettepanekute ja tähelepanu juhtimistele Sotsiaalministeeriumis töötamise ajal. Uskuge, 2015 väga mitmed võeti neist ka tegevuskavasse. Aga küsimus on mul selles, et ma olen nõus, et bürokraatiat on väga palju. Seda on palju nii Eesti riigis, veel rohkem ilmselt Euroopa Liidus. Mulle mõnikord tundub, ja nüüd ongi minu küsimus, et kas mu tunne võiks olla õige või kas ka teile tundub, et tihtipeale me võtame rohkem bürokraatiat, kui Brüssel meilt nõuab või Euroopa Liit meilt nõuab. No toon näite. Euroopa Liidu vahenditest erihoolekande siis investeeringutesse tulev raha, et me ise paneme sinna numbrid kirja, kuigi Brüssel meilt seda ei nõua, vaatamata mitte numbrit, vaid tegelikult, kuidas teenused oleks inimestele kättesaadavad. Aitäh! Tänan, hea küsija. Kuna see oli nagu tunde küsimus, siis jah, mulle tundub ka, et me teinekord pingutame ka siin natukene üle
ja et see ei ole ainult Eesti küsimus, ka Euroopa on ju võtnud selle bürokraatia küsimuse päevakorda, kuigi samal ajal ka täna üks eelküsija, ma saan aru, et banaanikõverus on nüüd muutunud küsimuseks, mis asi on küünal, et siis need märgid päris ei ole sellised, et midagi väga kiiresti seal muutuma hakkaks. Aga mulle tundub täpselt sama asi, mida te ise mainisite, proua Helmen Kütt. Andres Anvelt, palun. Aitäh, härra juhataja ja riigikontrolör. Võtan siin kinni ühe eelmise küsija teie vastuse sõnasabast, et riigikontrolör kindlasti teavitab või siis taotleb kriminaalmenetlust juhul, kui on tuvastatud võimalik kuritarvitus, aga minu küsimus on pigem sellest, et kui Riigiprokuratuur, mis on olnud ka teie praktikas, lükkab selle tagasi ja teil ei ole võimalust näiteks seda Riigiprokuratuuri otsust edasi kaevata halduskohtus, kuna teil ei ole konkreetset kahju tekitatud ja kahju tekitaja, ütleme nüüd võimalik kannatanu, seesama näiteks riigiettevõte oma kahju ei tunnista ja siis see asi, nagu öeldakse, jääbki menetlemata. Mis te arvate, kas teil võiks olla see õigus edasi kaevata Riigiprokuratuuri otsuseid halduskohtus näiteks? Tänan küsimuse eest. Euroopa praktika näiteks on väga erinev. On olemas selliseid riike nagu Hispaania, Portugal, ka Belgia, kus Riigikontrollile antud ka õigus trahve määrata ja karistada. Et ma olen korra juba sellele küsimusele siin saalis ka vastanud. Ma arvan, et ma ei algataks sellist seadusandlust, et Riigikontrollile selline õigus anda. Me elame ikkagi riigis, kus on võimalik neid asju teistmoodi lahendada. Ja pigem olema seda meelt, et meil ei oleks ka õigust ega kohustust edasi kaevata. Et see roll peaks olema kellelgi teisel. Meie ülesanne on näha või tunda ära, kas siin on need kuriteo elemendid olemas või ei ole, ja meie kohustus on seda siis edastada, mitte jätta see enda teada. Austatud riigikontrolör, teil on veel vähemalt üks küsimus. Mailis Reps, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja ja riigikontrolör. Tõepoolest, täna on olnud debatti väga mitmetel teemadel. Te ise olete ka juba puudutanud haridusteemat. Et kui lubate, et tuleks korra haridusteema juurde. Nii nagu me kõik püüame vaadata järgmise aasta eelarvet positiivset ja ka arenguperspektiive, siis reaalselt me näeme, et tegelikkuses toimub hariduse eelarve täitmine ümbertõstmiste arvelt. Teie jälgite üsna hoolsalt ka haridusvaldkonna juba seetõttu, et teil olete olnud ka sellega lähedalt seotud. Kuidas teie näete, et kas peaks toimuma riigieelarves mingisuguseid tõsiseid muudatusi ja haridusele suurema eelarve sättimine ja seadmine või tegelikult aitab ka sellisest struktuursetest muudatustest? Aitäh! Ja küsija, ma vastaksin väga üldiselt, aga see on puhtalt minu isiklik arvamus. Ma arvan, et kui riik seab endale prioriteedid ja see näiteks on haridus või nii tegelikult nagu on kaitse, siis tulekski see raha kõigepealt ära eraldada selle jaoks ja siis hakata ülejäänud raha jagama. Mitte niimoodi, et meil on prioriteet, aga see prioriteet jääb selle prioriteeti kandva ministeeriumi sisemiste reservide arvele. Või teine lahendus on see, et me tõesti ükskord avame selle baasi ja vaatame, mis seal baasi sees on ja siis liigume edasi, mitte nii, et meil on baas all ja siis kasvatame peale. Nii et need on sellist kaks võimalust ja lahendust selle küsimusele väheneda. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud riigikontrolör. Ma tänan loomulikult ka teid väga põhjaliku ettekande eest, aga minu küsimus on järgmine, et ühele eelnevale küsimusele siin saalis te ütlesite, et Riigikontrolli pädevust ja õigusi ei ole vaja suurendada, et iseenesest seda on piisavalt. Ma küsin siis nii, et kuidas te hindate oma koostööd Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoniga? Kas see on olnud hea ja piisav? Ja kas te ei arva näiteks, et võib-olla sellel Riigikogu komisjonil võiks olla suuremad õigused ja suurem pädevus, et olla efektiivsem ja tulemuslikum
Meil on ju näitena olemas näiteks Euroopa Liidu asjade komisjon, kellel on väga suured pädevused Euroopa poliitika kujundamisel. Et mis te arvate, kas selle komisjoni pädevus võiks olla suurem ja tema teovõime tugevam kui praegu? Aitäh! Austatud küsija, see on nüüd teema, millega ma olen käinud nii eelmise Riigikogu esimehe juures kui ka praeguse juures, et seda küsimust arutada selles samas võtmes. Täna on tegemist ju erikomisjoniga, et kas muuta ta alaliseks komisjoniks või alatiseks komisjoniks. Ja kindlasti erikomisjon ise on täna teatavaid samme ka astunud, vähemalt püüdnud astuda, alates sellest, et on püüdnud mingi raporteid teha, et tuua need probleemid suurde saali. Ma olen ise käinud ka ettepaneku välja, et me võiksime iga Riigikogu uue koosseisu eel Riigikogule tulla ja nii-öelda lugeda ette need probleemid, mis on varasemalt jäänud Eesti riigis lahendamata või mis me leiame, et on olulised. Nii et siin on võimalus, kas erikomisjoni juurde tagasi tulles? Vastus on jah. Vastus on jah. Ja ma arvan, et komisjon ka võiks teemat arutada läbi selle võtme, et see komisjoni istung ei lõpeks lausega, et informatsioon võeti teadmiseks. Ain Lutsepp, palun. Aitäh, härra eesistuja. Hea kõneleja. Küsimus on lihtne. Millised on Riigikontrolli vajadused, et nad saaksid oma tööd teha sama hästi või veel paremini, kui ta on siiamaani tehtud, finantsilised vajadused? Aitäh. Hea küsija, eks me olen ka nii Riigikogu komisjonides kui ka siin suures saalis rääkinud meie vajadustest ja üks vajadus on kindlasti seesama kaitse ja sisejulgeoleku auditeerimise võimekuse tõstmine, millele on meile tegelikult tuge andnud ka juba mainitud erikomisjon ja summad iseenesest ei ole ju suured ja samas on ka selge, et me seda tegemata ei jäta, sõltumata sellest, kas Riigikogu siin saalis otsustab neid summasid meile eraldada või mitte. Ja ka probleem on selles, millele ma osundasin ka juba eelmine kord, et meie audit muutub siis lihtsalt niivõrd spetsiifiliseks vigade otsimisele suunatult, mitte sellele, et me saaksime anda ülevaade terviklikust olukorrast näiteks kaitsejõududes või sisejulgeolekus. Ja see võib tekitada õigemini ebakindlustunde pigem, kui me näeme ainult puudusi, aga me ei suuda anda terviklikku pilti sellest valdkonnast. Ja selle hind, nagu me oleme siin juba välja arutanud, viimased 3 aastat on 250 000 Euroopa raha. Austatud riigikontrolör, ma tänan teid teie ettekande ja vastuste eest, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh teile! Avan